Enne kui sinna Ismaa peale nagu ära keerata, siis seal risti peal peaks küsima, veel uurima, et kas nüüd minna Petšorasse või Ismaasse, meil on nagu üks kahest, kuhu me lähme. Sealt saab veel nagu jagada seda asja. No jaa, kui tema ütleb, et me läbi Ismaa saame ja läbi Petšora ta ütles jah, et need Jan Martse, et need käivad selles Ismaa sitsesse. No siis tulebki seda peale minna, järelikult seal on nagu normaalsed need teed. Jah, davai, lähme vaatame. Siin võtaks 60 sisse, siis oleks show vist või? Kuule, mingi kiirem mees tahab mööda minna või? Avalik tehnika peab siin vastu sellele asjale, eks ju, meil on sööksed nõrgad. Nüüd me paneme siis mööda seda toredat simnikut siin. Kurat, Niivale me küll järgi ei saa vist. Päris valus kiirendusrada. Oota natuke, ma olen kinni vist. Tegime natuke nalja. Ei saanud veel. Ei saanud ja ei saa ka. Tule siia, panen köie järgi sulle. Pintsiga puu külgele. Vahet ei ole, sulle võib otsa külge ka panna, on lihtsam. Kut ei ole ka edasi külme? Adreka lakstud? Proovime. Adreka lakstud? No täiega. Vahel on näed siuke tee. Näe, need ongi need tangid, mis kuradi käivad mööda neid ka. Kuradi, igal pool kurat. Näe pilti. Kuule, aga nende käest võib infi saada. Küsin. Nii, 2. jaanuar on tiksunud õhtu kella 8-sse. Me oleme täna suutnud läbida vist mingisugune 400 kilomeetri juurde. Et teed on olnud kõverad, on olnud külmad ja mis siin salata, oleme ka teinud mõned huvitavad aagid sisse, mida lihtsalt ei ole osanud vältida, sellepärast, et iga inimene, kelle käest me midagi küsime, räägib erinevat juttu ja kes ütleb, et siit saab ja sealt saab ja niimoodi oleme me nüüd siin vigurdanud. Väljas on pilkane pimedus, sest siin selles kohas, kus me praegu oleme, läheb päike looja juba kell 3 ja tõuseb sipsti kuskil 10 paiku. Aga muutunud nüüd hommikuga seoses on nii palju, et kui eile õhtul magama minnes oli väljas 3 kraadi sooja, 3 kraadi külma, siis nüüd temperatuur langeb suure hooga ja praegu on juba, ma arvan, et mingisugune 21 kraadi, et tagasi oli 20,8 ja autos on aknad taga jääs, nii et tänane öö saab olema igavesti huvitav ja vaatame, kuhu me üldse nüüd välja jõuame, et mingisugune asula peaks varsti tulema, kus me siis laseme ennast vähe reipamat talve sellist artikuga kütust täis ja me peame veel saama üle mingisuguse jõe, kus silda ei ole, et kui me sinna takistuseni jõuame, siis vaatame, mis saab, aga praegu jätkame pimedas rühkimist põhjapooluse poole ja sihiks on ikka Narjan-Marr, kuhu siis võib-olla isegi pomme jõuab. Võib-olla, kunagi ei tea, aga sellepärast see nii põnev ongi. Mul siduri pedaal jumala raske või rulli on jäme sees.
käisin siit teed küsimas ja uurimas, kas bensujaam on. Kurat, vennad on siukses lõbusas meeleolus, et ütlesid, et kurat, bensujaama ei ole, aga kui bensu tahad, bensu leiame 92 kohe saad, et need probleem. Aga diislit ei pidanud olema ja siis küsisin, et tahan Narjan Marri minna. Küsisin, et kas tahad mööda jääd minna või kus sa tahad? Ma ütlesin, ei, ikka mööda talle teed. Ei, kurat, sellest me ei tea midagi, et meie ajame vot seda lõiku siin lahti ja rohkem me ei tea mitte midagi absoluutselt. Siuksed vennad. Sul on siin raudselt siuke valve peal, et siia passi meadreist tule võtavad su kinni kohe siin. Nii, head inimesed, kell on Eesti aja järgi 21.32, mis on siis kohalik, on 11:30 öösel. Ja teine jaanuar. Ja me oleme jõudnud nüüd siia polaarjoone peale. Ja tegelikult oleme viimasel ajal vahtinud üles siia, et leida virmalisi, aga seda meil ei ole veel õnnestunud. Ja nüüd ongi see värk, et mõtleme välja, kuidas me saame ööbida või kus me saame ööbida. Sest nii kuradi külm on, et võib-olla lähme sõidame sinna edasi veel mingi maa sinna, kus tankla on, või siis jääme siia samma ja vaatame hommikul edasi, et noh, siin polaarjoone peal on ka tegelikult päris huvitav ööbida. Aga praegu on kurat nii külm, et lähme kähku autost tagasi. Jõudsime joonele. Nüüd ruttu võtame sooja rohtu näiteks. Võtame välja, mis see olla võib, mis vederiks on. Ja siis väike soe söök. Jaa. Kuule, aga okei, davai, Väins teeb kinomus siin just, et me peame vist talle midagi rääkima. Davai. Et 280 kodust raha saates, 281 kilti on meil Narjan Marri. Ja meil on nüüd siis, oleme polaarjoonel siin ilusti rõõmsalt, sätime ennast paika. Väsinud. Et nii tark info on meil, et homme, või see kurat sassis ka ära sõita ennast natuke. Et üks tark mees ütles, et joo, siit saate. Ma küsin, et Simnik on valmis või talvetee? Ei tea. Ma küsin, no kuidas ma saan siis Narjan Marri? Ei tea. Samas ütleb, et saad. Teine mees ütles, et saame siit mingi külani, kuhu on meil mingi 100 kilti vist, ja siis ütles, et vot tema ei oska öelda, kas nüüd Narjan Marrini see 200 kilti saab sealt läbi tundra või ei saa. Et ja täpselt nii ongi, et mine ja proovi ise, muidu iga mats räägib oma juttu. Üks ütleb, mine sealt kaudu, lähed sealt kaudu, teine taob rusikaga vastu rinda, et loll jääb peast, et ma olen eluaeg käinud teist kaudu, et kus sa sealt lähed ja siis käidki mõlema mehe jutu järgi ja siis valid ise õige tee. Ise tuleb ikka otsustada, kus lähed. Aga nüüd premeerime ennast tubli tehtud töö eest. Polaarjoon on käes. Üks unistus ja lubadus on täidetud. Et kaotame, saame ikka Narjan Marri ka äkki ja äkki saame me senni kaudu tagasi. Kuigi kõik kurjad keeled väidavad, et ei saa. Aga lähme vaatame. Eile siis suure ponnistuse peale jõudsime siia unistatud polaarjooneni. Ööbisime siin joone peal, ühesõnaga polaarjoone peal, et hommiku siis siin varavalges pilti teha, aga ei jõua siin, vist hakkab see polaaröö või asi kätte tulema, et ei jõua ära oodata, millal valgeks läheb, et siin hämaras teeme oma pildid ja põrutame edasi. Et külm on ka täpselt oma jagu polaarjoonele vist iseloomulik, et mis me saime siis 27,9 kraadi. Et päris hea, krõps juurde. Aga siiani on kõik hea, toimib, saame hakkama. Katsume nüüd sinna Narjan Marri välja saada. Et sellest infost vist ei pea rääkima enam, et sellest ei saa midagi aru. Siin ei saa mitte midagi enne teada, kui ise järgi vaatame. Et lähme vaatame kohe paneme siit kaabet ja katsume artiliskütet pidi siin müüdama, et saame artiliskütet ja siis katsume ikka sinna Narjan Marri ja Mesenni kaudu koju tagasi. Kui see õnnestub, kui ei õnnestu, siis tuleb midagi muud välja vaja. Aga külm on, tegutseme. 3. jaanuari päev, kell on praegu 10:46 ja sõidame linna poole nimega Narjasinsk. Seal peaks olema nüüd enne seda võimalikku Narjani jääteed siis ainukene tankla, seal üritame ära tankida. Väljas on praegu 27-28 kraadi külma ja sõidame mööda sellist hästi krobelist plaatidest koostatud rada, mis läheb läbi selle tundra. Ja
iseloomustuseks sellele kohale võib öelda, et siin on ääreni igasugust metalli täis, et siin torud jooksevad risti-hästi ja seda kütust ja gaasi, või seda naftat ja gaasi, mis siit maasest välja tuleb, seda saadetakse ühes kohas teise ja iga natukese aja tagant on need koogutajad, kes maasest naftat välja imevad ja siis on need tulelegid ja londid siin igal pool tehastest väljas, et iseenesest päris selline huvitav ja ekstreemne. Aga nüüd mõne aja pärast peaksime võib-olla jõudma sinna linna ja siis selgub ka see, kas see Narjani tee Simnik üldse või jah, Narjani Simnik üldse lahti on ja kas me sinna saame või kuidas me sinna saame, sest tee peal oli siin mingisugune helikopterijaam ja inimesi tegelikult veetakse helikopteritega, et juhuks kui teed ei ole. Aga see oli üsna aktiivne, nii et praegusel hetkel on veel kõik otsad lahti. Siiani on kõik äge, vägev. Vahepeal olid teed siuksed, et ma ütlesin, et me autod lähevad pooleks, aga ei läinud. Et igavesti uhke, nüüd me oleme siis, kurat, ma ei teagi nüüd, mis selle koha nimi siin oli. Et oleme viimases nii-öelda asustatud punktis enne Narjan Marri, siit pidi olema 240 kilti edasi, on ainult tundra, mitte midagi, mitte kedagi. Et panime paagid täis. Külm on, nii külm on, et teeme autos kurat vett soojaks, õues ei kannata olla. Nägu on kange. Aga kraad ei olegi väga palju, 28 saime. Et nüüd teeme väiksed kohvid, sööme natuke, hommiku mõtlesime, et ei söö hommiku, et sõidame natuke, läheb soojemaks, aga tundub, et läheb külmemaks. Et nüüd teeme väiksed kohvid ja siis paneme edasi sinna tundrasse ja ehk saame ikka Narjan Marri välja. Kohe saame teada seda mõne minuti pärast. Mis see suure ratta mees rääkis? Suure ratta mees rääkis, et tõenäoliselt on Narjan Marri tee lahti. Nad ei tea enda uksest kaugemale. Ütleb, et autod sõidavad sinnapoole ja kogu lugu. Et jo ehk on lahti ja külm on ka kõvasti. Ma loodan, et sellega on selle kurdi tundra jäässe tõmmata. Et ehk saame sealt üle jõgeda. 200 kilti, tühja maad. Vägev. Lähme vaatame. Ei ole, roheline keskel. Mis ta on siis? Komi vabariigi lipp on see? Okei, lähme. Pärast meie käest küsisin, et kuidas elu on siin, et mis te teete siin ja ta ütles, et midagi, et näeb, et elu on seal, kus teie tulite, et siin ei ole mitte midagi, et kõik ise näed, mis siin on, vaata kuhu tahab, aga väli ja tuul ja külm ja siis ütles ka, et tuli spetsiaalselt, et tahaks Põhja-Põtra näha, ütles tema pole ka näinud. Ja siis rääkisin talle veel, et me tahame Põtra näha Samaani, et tahaks ka näha, et välistab ennast, tal on mingi valge laik pidi kuskil olema. Ütles, et Narjan Marris saate Samaani ja Põhja-Põdrad ja kõik asju peaks seal nägema. Et oot siuke asi. Ma põhiinfo oli ikkagi see, et kuidas te elate, ei, siin ei ole mingit elu. Meil on nüüd jäänud sõita umbes 200 kilomeetrit seda jääteed mööda Narjan Marri ja korraks jäime vaatama päikese tõusu või loojust, mis siin, või loojangut, kõik, mis on üheaegselt, sest päike on siin väljas ainult tund ja 40 minutit. Ehk siis korraks tuleb sealt silmapiiri tagant välja ja siis läheb kohe tagasi. Aga muus osas on siin põhimõtteliselt täiesti kirjeldamatu, sest igale poole, kuhu silm ulatab, on ainult selline tühi lumeväli, selline täiesti mahajäetud koht on. Küll pean tunnistama, et selle imelise idülli rikub ära siin ühel pool jooksev selline naftajuhe, aga teisele poole vaadates on küll silmapiirini kohe täiesti tühi maa ja jäängi siinkohal täitsa hätta selle kirjeldamisega, sest see on täiesti uskumatu, mis siin on. Me peame talle vist seletama, kuhu me lähme. Räägi, vaata, mis ta ütlus. Ja me peame sisse minema, aga ootame natuke, seal on inimesi palju. Põhimõtteliselt saime nüüd selgeks selle, et Narjan Marri läheb siit täitsa tee ilusti ära, aga kõigepealt peame võtma dokumendid ja ilusti registreerima ennast siin putkas ära ja siis lastakse meid siit läbi ja siis saame jätkata oma sõitu.
Ma ikka räägin siin. Vaatame kõtte vilti ära. Vaata Ralli Patronis on uued viltid istme peal. Too sinine vilte. Vaata, et seest välja tuleb. Näed, Sitta täis kõik. Suunatuled on vist külmaga kokku tõmbanud, mõlemalt poolt hüppavad välja. Teiselt pool täpselt sama. Oot, juhtud. Siin sealt on kohale kindlasti. Siit ära. Hea, et ilma peab, on jah. Kell on kohaliku aja järgi saanud nüüd 3 läbi ja 14 minutit. Väljas hakkab uuesti pimedaks minema ja tegelikult on täiesti hämmastav, et see üldse nii kaua valge oli, sest tegelikult peaksid olema polaaröö. Aga kuidas see täpselt töötab, eks see tuleb järgi uurida, aga jube kaua aega oli valge, jube ilus oli kogu aeg, sest erinevad värvid on siin taevas ja peegeldavad selle lume pealt. Me saime vahepeal ummistunud kütusefiltri ära vahetada uue vastu ja jätkasime uuesti teed ja nüüd enne Narjan Marri keerasime korra ära paremale, et lähme käime, kui me juba niikuinii siin oleme, siis ära ka Barentsi mere ääres ja sest Narjan Marrist ei lähe ühtegi teed sinna mere äärde välja. Ja siis vaatame selle mere ära ja õhtuks peaksime ikkagi jõudma siis Narjan Marri. Ja seal me siis premeerime ennast väikese hotelli ööbimisega ja võtame natuke aega rahulikult. Et Vene mehed on ka vist sõitnud niimoodi, et enne Narjan Marri ja siis siit, et mingi tsoon on, et üldse siia saada ja siis on eraldi veel Rasresseeni, et mere äärde saada ja umbes siuke teela, et puu ennast üles, kui tahad, aga siit sa edasi ei saa. Kõik umbes, et öeldi, et minge sõitke Narjan Marri, sealt leiate mingi kapes, ma ei saanud aru, mis nimedest. Sealt saate loa ja siis tulge tagasi ja minge edasi. No see tähendab 2 päeva üritustes. Ma arvan, et seekord jääb siit sõitma hakka. 20 aasta nii kõrgemale. Siis tuleb ennem selleks teha, kas seal load üldse peavad olema. Põhimõtteliselt jõudsime siis uude piiripunkti, kust meid edasi ei lasta. Kuna see on kinnine tsoon, me peame minema tagasi Narjan Marri, et üldse loa saada sellest piiritsoonist läbi minna ja loa saada, et üldse mere äärde minna. Ja 2 erinevat luba on vaja selle jaoks. Ning poisid olid hästi kurjad, filmida meil ei lubatud. Öeldi, et palun sõitke tagasi. Ja nüüd me võtsimegi uuesti tee jalgede alla ja sõidame Narjan Marri. Nii, head inimesed, 3. jaanuar, kell on 9:30 õhtul ja me oleme jõudnud nüüd lõpuks siia Narjan Marri. See teekond oli siia päris huvitav ja väljas on praegu 28 kraadi külma ja mis ma oskan öelda, võib täitsa vabalt olla juhtuda niimoodi, et me oleme võib-olla et ainukesed eestlased üldse, kes on kunagi Eestist autoga Narjan Marri sõitnud, aga kui keegi teab, et keegi on veel sõitnud, siis andke meile kindlasti teada, sest tahaks jagada kogemusi ja saada ise teisi juurde. Aga siiamaani tundub, et me oleme püsinud oma ülesannete raja peal, me oleme siin ilusti kohale jõudnud ja see on tegelikult täitsa äge linn. Tulla oli lihtsalt natuke raske, aga muidu on tipp-topp ja täna oleme öösel hotellis. Homme vaatame siis linna peal ringi ja siis on vähe valgem ka. Vaatame, mis siis kaamera ette ka jääb. Esimene öö oleme nüüd hotellis olnud. 5+, saab ennast pesta ja täitsa uskumatult hea.
aga siis nagu see vene rahvas on siin valvur all, kes siis töö otsa meil ümber auto jahipüssiga käis. Et ajas meile kuskilt mingist utšastok või ma ei tea, kuidas neid nimetatakse, ajas ühesõnaga sihukese asja välja, et kell 11 peame seal olema, saame tõenäoliselt mingid load, millega me pääseme siis sinna mere äärde veel rohkem põhja poole, kui me alguses plaanisime. Aga nüüd ongi see, et kell 11 peame seal olema ja kui õue vaadata, siis on kõik on hea. Mingit väga hullu külma ei ole, aga lund on tulnud juurde, et see tähendab automaatselt seda, et tundras peaks nalja olema, nabani. Ja kõvasti nalja. Jah, et peame vaatama. Ja eile selgus see ka, et edasi me ei saa, Mesen ei saa, ütlevad kõik, et nuta või naera Mesen, siit ei saa, ühtegi teed ei ole. Ja isegi ei lasta tundrasse, eks seal on siis jälle mingi valve või kontrollpost ees. Aga 2 inimese käest sai küsitud ja Meseni meid ei lasta. Et nüüd paneme tagasi ja siis oleme oma ajaga vast sutsuke ees, et võtsime sihukese plaani, et siis kütame üles mere äärde, lähme surume jääkaru käppa ja vaatame, mis edasi saab.